Tervist, minu nimi on Margus ja tänases videos tutvustan teile Toyota CHR hübriidmudelit. Toyota CHR-i on valikus 3 erinevat mootorit, on 1.8 hübriid, mis on esivedu, on 2.0 hübriid, mis on 4-vedu ja ka esiveoline pistikhübriid. Tänases videos ma räägin siis konkreetselt hübriidmudelist, mille varustusaste on luksuri. Alustan võtmest, ühesõnaga võtmest saab siis uksi kinni lahti teha. Võtmevaba avamine on samamoodi olemas luksuri varustusel, ühesõnaga võtad käepideme lahti, saad uksed lahti teha, eks ju, see on võtmevabalt ja muidugi siis puldit ise ja tagaluugi elektriline avamine on samamoodi puldi valikus olemas. Puldi sees on ka reaalne võti, millega siis saab manuaalselt uksi kinni lahti teha või siis turvapatt ja kõrvalistu poolt välja lülitada, juhul kui on soov beebit kõrvalistule panna seljaga sõidu suunas. Edasi liiguks siis pagasiruumi juurde. Pagasiruumi avamiseks siis oli võimalus puldist avada, hoiad nuppu peal või siis vajutad siin keskel on üks nupp. Kaamerasilm on ka siin olemas ja kaamerasilma nagu ikka siis soovitame puhastada niiske salvräti või sõrmega. Pagasiruumi kate, nendest nööridest saab lahti võtta, tervenisti ära võtta, seljatugesid saab alla lasta. Pagasiruumis endale siis alati me soovitame kummimatti eraldi juurde ja siin on näha ka siis istme seljatoe peale minevad kummimatid, mis kaitsevad veel siis ka määrdumise eest. Kinnitusaasad 4 tükki. Sellel mudelil on siis JBL helisüsteem ka, JBL kõlar on siin vasakul pool ning siin põhja all on rehviparanduskomplekt, kompressorvaht, ohukolnurk. Enamasti tuleb kaasa autoga siis siuke võrk, mis on siis pagasiruumi põhjale, et sinna võrgu alla panna asju ja et asjad ei lendaks ringi. Lisaks veel siis vargavastaste mutrite komplekt sellele autole lisatud, kui ka pukseerimiskonks on siin all. Edasi liikudes siis sulgemisel on 2 erinevat valikut. Luugi peal siis on lihtsalt kinnipanek või siis kinnipanek ja uste lukku panek. Ühesõnaga, sa saad ise otsustada, kas sa soovid kohe peale luugi sulgemist uksed lukku panna ja ära minna või siis lihtsalt esialgul sulgeda tagaluuki. Hetkel me sulgeme lihtsalt tagaluugi. Tagaosas siis veel parkandurid. Kindlasti selle mudelil on ka eesmise parkandurid. Tagumised on siis ka intelligentsed, mis tähendab seda, et kui auto tunneb, et seal taga on midagi ohtlikku, siis auto võib ise pidurdada ohu alla sul. Oluline koht on siis tankimine. Tankimine alati luuk on juhi pool. Luugi avamine oli nupust. Luugi avamise nupp on siin roolilt vasakul pool. Pead hoidma jällegi korraks peal. Avaneb luuk. Ning luugi avamisel siis korgi, keerad lahti. Hoiustad tankimise ajaks siia õigesse kohta, et ei jõuruks mööda värvi. Ja hübriidautod siis söövad ainult bensiini. Ühesõnaga 95 või 98 kütust, et diiselkütust siis mitte lisada. Kui oled ära tankid, keerad senikaua korki, kui käib siuke väike nõks, ongi valmis ja võid siis sulgeda luugi ja alustada sõitu. Kapott. Kapoti avamine on siin jala juures all vasakul. Tõmbad seda hooba. Lähme korraks siia poole. Luugi avamisel või kapoti luugi siis tuleb meelde jätta Toyotale alati, siis oli Toyota märgi juures paremalt poolt, käsi siia alla ja siit leiad üles kohe hooba, millega siis lükkad vasakule, seda avada siis luuki. Ja kindlasti siis fikseerid selle tikukesega ära, et tuulega ei tuleks pähe. Ja oluline koht kindlasti klientide jaoks on siin see sinine kork, see on klaasipesuvedelik, mis siis klaasipesu meil enamasti on autoloovutusel täis pandud. Aga kui saab otsa, siis siia saate lisada. Infoks juurde, ühesõnaga. Meil on siis 2 mootorit hübriididel, on bensiinimootor, on elektrimootor, ühesõnaga töötavad nemad koos, eraldi, auto kogu aeg mõtleb ja vastavalt siis juhi siis kasutusele on juhil võimalik siis veel ühesõnaga suunata siis olema veel ökonoomsem auto. Ühesõnaga juhile on soovituslik kiirendada siis soovitud kiirusini alati vähe agressiivsemalt, pidurdada alati pikalt ja sujuvalt, et taastada energiat siis akusse, mida tasuta siis hiljem kasutada ära. Ja kindlasti siis linnasõidul, kui on soovitud kiirus siis kätte saadud, siis mängida gaasiga, lasta korraks lahti gaas ja vajutada uuesti. Selle liigutusega eriti siis suvel sooja ilmaga on võimalik teda mõjutada veel kiiremini minema elektri peale. Veel lisaks infot siis jaotusvedeliku anumaid 2, ühesõnaga 1 on siis bensiinimootoril, teine on hübriidmootorile. Bensiinimootori õli lisatakse siit, kontrollitakse siit ja õhufilter temale siin.
Sellel mudelil on siis kapoti all ka aku, plussklemm punase kattega, miinus on siis eraldi. Mõnedel mudelitel siis kapoti all akut ei ole üldse, on siis lihtsalt plussklemm ja oluline veel pidurivedelik ja kaitsvate plokk. Aga põhikoht, miks kliendid siin käivad, on klaasipesu. Sulgemiseks siis võtate uuesti tikusid lahti, panete oma kohale, lukustate ja lasete kapotil kukkuda umbes nii kõrgelt, et sulgeda. Ees siis veel, nagu me rääkisime, oli parkandurid, udutuled on LED-tuled, päevased tulid, kaugtuli, kõik tuled on põhimõtteliselt LED-tuled. Oluline koht on veel radarid. 2 radarit on siin selle plastikate taga, ülejäänud radarid on esiklaasil. Siin ees on siis kokkupõrke ennetusradar, see tähendab seda, et auto kogu aeg jälgib ees toimuvat, sõltub siis, mis distantsis oled valinud, vastavalt sellele siis ta reageerib. Ja me enamasti paneme siis autol siis selle distantsi maksimaalse peale, las ta riidleb, aga ta võib su elu reaalselt päästa. See tähendab seda, et ta annab sulle märku, kui on oht ja kui auto tunneb, et see sellele ohule ei reageeri, siis auto võib ise pidurdada ja võib elu päästa. Teine radar on siis adaptiivne püsikiirushoidja radar. See tähendab seda, et sa valid roolilt kiiruse, valid distantsi ja tema siis ees oleva aeglasemalt sõitva autoga hakkab vahet hoidma ja roolilt saad valida ka seda distantsi, mis ta ees oleva autoga hoiab. Ja kindlasti tuleb meeles hoida seda, et meil on ka talv, ühesõnaga kui sajab lund, siit eest tuiskab täis, siis auto võib öelda, et ma ei näe, siis tulebki seda osasid puhastada. Esiklaasil on siis raja jälgimise radar, kaugtulede automaatne vahetusradar ja kiiruse piirangu märkide tuvastus. Kiiruse piirangu märkidega siis alati ei tasu uskuda, ta võib valetada ka, et ikkagi jälgida ise neid märke. Siis tulepesurid, siit tulevad välja niisugused pesurid, mis pritsivad vett tuledele ja nemad töötavad ainult siis, kui lähituli on süttinud ja iga 5 kord siis, kui sa pritsid uuesti esiklaasile, tuleb ka tuledele vett. Rehvirõhu andurid, et igal rattal on autol siis rehvirõhu andur, mis jälgib rehvi rõhku. See tähendab seda, et kui midagi on valesti, autol läheb tuli põlema ja saad ise siis seadete alt siis armatuurist vaadata ka, kus rehvis mis rõhk on ja saad juba aimuda ka, mis rehviga mure on. Ja enamasti siis, kui on väike aeglane tühjenemine, siis sa saad seda parandada siis pagasiruumis oleva rehviparanduskomplektiga. Kui on juba suurem auk või lõhe, siis on mõistlik kutsuda Toyota abi ehk Toyota Euroker. 804-411 oli siis selle number. Siis edasi liikudes peeglite sees on ka siis kollased tulukesed, mida siis demonstreerin pärast. Seal on siis pimenurgandurid, kui tuli põleb, siis järelikult keegi on sul siin taga nurgas ja kindlasti siin sellel autol mudelil on ka siis tagant rissunas liiklusandurid. See tähendab seda, et kui te tagurdate paremalt või vasakult on liiklus tulemas, siis auto annab sellest sulle märku. Ja võib viimasel hetkel pidurdada ise hoo alla, juhul kui sa oled hooletu. Nii, ja järgmisena lähme liigume salongi. Ukse pealt siis on võimalus valida peeglid kinni pakkida, peeglid lahti hoida kogu aeg. Autofunktsioon on siis soojal ajal võimalik kasutada, et peeglid läheks kokku, kui uksed kinni paned ja lahti teed, siis lähevad lahku. Peeglite reguleerimine vasak parem ja siit noolte alt saad siis reguleerida üles-alla parem vasak. Uksed manuaalselt kinni lahti. 4 akent siis, esimesed tagumised siis elektrilised valik ja akende blokeering, juhul kui soovid, lapsed mängiks taga akendega. Siin all on meil siis 2 istmemälu, ühesõnaga peab siis istme paika panema, vajutad set ja valid siis kas esimene või teine valik, siis et saad ära salvestada. Siit edasi minnes siis iste, reguleerimine on luksurivarustuses siis elektriline. Seda pikka hooba edasi-tagasi liigutades on edasi-tagasi. Esimest osa sellest hoovast on siis esimene istmepadi üles-alla. Terve iste on tagumine osa sellest hoovast, tõstes üles-alla terve iste. Seljatugi siit üles-alla ja nimetoepadi. Pead seda nuppu siis ettepoole peal hoidma, et nimetoepadi täituks ja teisele poole peal hoidma, et ta tühjeneks. Ja siit edasi siis veel tulede reguleerimine üles-alla, kui midagi rasket tuleb pandud. Kaugtulede automaatika nupp, et kui see tuluke põleb, siis radar hakkab ise kaugtulesid peale maha võtma. Tagaluugi avamine 3. koht, kus sa saad avada, sulgeda siis nupust ja tankimisava avamine. Tulede kang. Siit keerata ei ole mõtet autofunktsiooni pealt ära, las ta olla autofunktsioon. Oluline on kindlasti udutulesid, juhul kui soovid kasutada, et siit siis järgmist osa pead keerama, siis vastavalt esimene nõks on esimesed udutuled, teine nõks on tagumine udutuli ja nulli keerad sa maas. Ja suunatuli on sama kangi alt, õrnalt vajutades vilgub siis 3 korda suunatuli ja kui sa soovid rohkem, et vilguks, siis lükkad lihtsalt lõpuni. Rooli reguleerimiseks on hoob siin külje peal.
et hoova lükkad alla, siis sa saad sisse välja liigutada, üles alla ja kui on paigas, siis lukustad selle hoovaga ilusti ära lõpuni. Rooli pealt valikud on vasakult poolt alustades siis telefoni vastuvõtt, armatuuri valikud, paremale vasakule üles alla valik ja OK-nupp, et siis siseneda sinna valikutesse. Raadio üles alla vaiksemaks kõvemaks, hääl valimine. Paremal pool on püsikiirushoidja hoidma panemine ehk adaptiivne püsikiirushoidja või tava püsikiirushoidja. Millist püsikiirushoidjat sa kasutada soovid või soovid üldse siis kiiruse piirajat kasutada, siis siin on see mode valik, et siit alt ise valid, kas adaptive cruise control, tavaline püsikiirushoidja või siis kiiruse piiraja. Enamasti kasutatakse adaptiivse püsikiirushoidjat. Siis ülevest nupust paned hoidma, üles alla 1 kilomeetri kaupa reguleerid, distantsi valid siit nupust, ühesõnaga sul on 4-5 valikut selleks, mis ta ees oleva aeglasemalt sõitva autoga hoiab ja cancel või pidur läheb maha. Raja jälgimise nupu puhul on siis, tuleb ekraanile sinna samasugune märk, mis siin on nupu peal, ühesõnaga kas sees või väljas. Enamasti siis ma tean, et inimesed lülitavad välja, see häirib, aga hoidke ikkagi sees, ta abistab. Kanalite vahetus on siit paremale vasakule sõidu ajal ja mode valik on siis valikud raadio pealt, AM, FM, Bluetooth, DAB ja nii edasi. Armatuuri 3D ekraan. Siin ongi nüüd siis rooli vasakult poolt, saad hakata valima siis vasakule või paremale profiile, eks ju. Enamasti esimese valiku alla me paneme siis kliendile valmis profiili, kus siis keskele jääb adaptiivse püsikiirushoidja distantsijoonet, vasakule poole jääb siis keskmine kütuse kulu valik ja paremale poole jääb siis energiamonitor, kus on siis sõidu ajal näha, mis aku laetavus on ja mis mootorid töötavad. Sealt muutmiseks jätke meelde, et peab OK-nupu peal hoidma, keskelt läheb aktiivseks, siis sa saad hakata keskelt üles alla valikuid valima, eks ju. Keskel üks oluline koht on settings ehk hoiad jälle OK-nupu korraks peal, avaneb sul radarite seaded. Kõik siis raja jälgimine, pimenurgaandurid, kas on sees, väljas, kokkupõrkeennetus, siis põikefunktsioon, parkkaandurid, kas sees, väljas ja kas ta annab sulle märku ka siis, kui ukse avamisel keegi on tagant tulemas, et hakkab sulle siis sellega ka märku andma ja piiksuma. Ja päris siin lõpus on siis autoseaded, kus sa siis saad valida, kas püsikiirushoidjaga sõites adaptiivse püsikiirushoidjaga, kas ta hakkab sul kurvis ka pidurdama, eks ju, või kiirendama kurvist väljudes. Kõik need valikud, tagaluugiseaded ja rehvirõhkude nullimine. Ja oluline koht kindlasti siis oleks jälgida, kas siis need kurvi pidurdamised, need on sees või mitte. Isiklikult mina olen klientide jaoks see välja lülitanud, sest et enamasti kliente see häirib. Ja siit tagasi minnes siis viimane valik on siis armatuuri enda seaded, kus talt siis saad valida keelt. Eestit ei ole, et siis inglise keel enamasti jääb meil. Pildi tüüpi, millist sa saad valida, siis jällegi OK-nupu peal hoides saad siit valida 3 valikut. Enamasti me paneme siis selle alumise. Ja stiili puhul on valikuid siis 4 ja enamasti me jätame siia smart, et eks klient saab siis ise siit seadete alt siis ise muuta, valida. Siit kui nüüd välja minnes jääb settings keskele, siis enamasti ma ikkagi sätin siia, et oleks adaptiivse püsikiirushoidja jooned siin, mis ta distantsi hoiab ees oleva autoga. Vasakule jätan enamasti siis kütuse kulu, aga siit sa saad ise veel valida, milliseid vaateid sa soovid, siin on valikud küll ja veel. Ja kui midagi on puudu, siis sa võid korra veel minna vasemale ja siin annab veel valikud, mida sa saad linnutades tuua oma valikute alla. Sama kehtib nüüd paremapoolse ekraaniga. Et ühesõnaga ise valid, millist vaadet sa soovid siia ja veel paremale minnes siis veel lisada vaateid või infot, mida sa saad valida. Aga enamasti me jätame siis niimoodi, nagu hetkel näha on. See oleks minu jaoks kõige olulisem info, mida klient võiks saada. Kojame kang, üles lükates 1 korra teeb 1 korra, 1 nõksa allapoole on siis vihmasensor, mis teeb 1 korra kojames ära ja jääb ootele, eks ju. Ja vihmasensori tööd siis reguleerid siit otsast või sellest osast keerates, et palju ta vett kogub enne, kui ta järgmisena jälle pühib. Aga talvel siis seda vihmasensori asendit ei hoia, hoiame 0 asendit, sest me ei soovi, et kinnikülmunud kojamed hakkaksid kohe pühkima, kui auto käima paneme. Ja kindlasti meelde jätta, et enda poole tõmmata siis pritsid esiklaasile, eks ju. Siin autol siis tagaklaasi kojameest ei ole ja siis sellega siis seoses ei ole ka tagaklaasile pritsimise funktsioon. Ülevalt siis salongi valgustuse valik,
enamasti meil on loovutuse käigus door-nupp väljas, et ei kulutaks energiat. Hiljem klient ära sõites võib selle sisse lülitada. Et see tähendab seda, et kui uksed teed lahti, siis tuled lähevad põlema, kui uksed paned kinni, kustuvad ära. Oluline tähelepanu, siin on siis SOS nupp selle katel. Seda nuppu ei tohi niisama siis vajutada, sellega võib kaasneda trahv. Seda nuppu on vaja vajutada siis, kui sa satud avariisse, turvapadi ei avanenud, aga sa oled autos kinni, siis sa vajutad seda nuppu, siit võtad katerest ja vajutad. Ja kui sa nuppu vajutad, siis GPS-koordinaadid lähevad häirekeskus, siis sinu poole hakkab keegi juba kindlasti liikuma ja sinuga võidakse läbi kõlarit ühendust võtta. Jällegi, kui oled sattunud avariisse ja turvapadi on avanenud, siis jäta meelde, et see signaal läheb automaatselt juba välja ja keegi juba tuleb. Et siis eraldi nuppu vajutama ei pea. Peegli sätid ise paika ja siit edasi siis raadioekraan. Enamasti ongi esimese vaatena selline pilt ees ja see pilt on siis, kui auto ei ole kliendi siis äpi või kontoga ühildatud. Et alati, kui klient saab auto kätte, siis me valime siit ära keele, inglise keel, eks ju. Ja kohe siis, kui kliendil on olemas ka äpp juba alla tõmmatud, logitud sisse, paneme siit link. Kuna meil hetkel ei hakka ühildama, siis siit lähme mööda ja neid ta küsib alati siis, kui sul telefon või konto ei ole ühildatud. Kui sul on konto ühildatud, siis tegelikult ta neid ei küsi enam. Ja kindlasti seda sama linnukesi küsib ta ka siis, kui autoga sõidab keegi teine isik ehk auto mõttes külaline. Kui on auto ostja, kelle ühildame telefoniga ära, siis neid linnukesi asju ei küsita. Enamasti siis siit vasakult nurgast on esimene vaade siis originaalnavigeerimine, mis tuleb siis aktiivseks ehk vaade avaneb, kui sul on äpp ühildatud autoga ära. Kui seda ei tee, siis seda ei tule siia. Ja kindlasti, kui on Apple telefon, siis Apple'il oli Apple CarPlay üle õhu, Androididel mõnedel telefonil samamoodi üle õhu, aga siis kui need on ühildatud, siis tegelikult tekib siia üks ülesse vaade veel, kas siis Android auto või Apple CarPlay valik. Järgmine, raadio. Ühesõnaga raadio siis pealt valides siis saad valida sources ehk siis FM, DAB ja nii edasi. Presets alla on võimalik siis salvestada enda jaoks siis 6 lemmikraadiot ja raadio lemmikuks valimine käib siis niimoodi, et see süda peab olema punane, et lähedki näiteks siia listi alla, listi alt otsid oma lemmikraadio, ütleme niimoodi, et Relax FM, ta ei ole mu lemmiku all ja panen südame punaseks, ta küsib kohe, kuhu ma salvestan ja valin endale sobiva koha ja panen ok ja siis ta salvestab sulle lemmikut alla. Hiljem, kui sa oled nüüd oma lemmikud siia preset alla pannud paika, siis ma soovitan selle vaate jätta ka siia, sest siis sõidu ajal sa saad siit rooli pealt valida paremale vasakule neid samu 6 kanalit. Heli reguleerimine on siin väiksed täpid 3 tükki, siia peale vajutades sound ehk saad ise heli reguleerida, kuhu siis rohkem heli tuleb. Telefoni valik on siit ehk kui sul on Bluetooth ühildatud, töötab läbi Bluetoothi, juhul kui sul on Apple CarPlay ja Android auto ühildatud, siis ta töötab läbi Android auto ja Apple CarPlay. Autopildi alt valikud, siis trip info on minutised tulvad palju võttis kütust, näiteks esimene current, eks ju, või history on mingi distantsi peale, näiteks sõidad Tallinnast Tartusse, Tartus vaatadki palju selle distantsi kütuse kulu oli, kui on huvi. Ja Energy Flow vaade on siis kaasareisjate jaoks, et samamoodi näeks ära siis, mis autos reaalselt toimub, palju aku laetavus on ja mis siis sõidu ajal, mis mootor mingil hetkel töötab. Customize, siit alt siis saab kõik veel lisaks reguleerida. Minu jaoks oluline koht on siis door lock valik, eks siin on enamasti kõik asjad juba paigas. Mõnedel autodel on siis siin võimalik valida ka vastavalt kiirusele uste kinni sulgemist või lukustamist. Aga see auto praegu hetkel siin ei paku seda valikut. Ja viimane valik siit vasakult nurgast on siis seadete valik. Juhul kui teie konto on ühildatud autoga, siis teie enda nimi tuleb enamasti siia ülesse, siis saate oma personaalset infot reguleerida, muuta, lisada uusi telefoni või eemaldada siit alt, Bluetoothi alt. General all on siis kell, keel, kõik need valikud. Ja soundi alt siis saab veel valida, kas vastavalt siis kiirusele ka valjeneb heli või mitte ja reguleerida veel siis süsteemi võimalusi ja ülejäänud asjad siis peaks olema enamasti paigas, saab surfata veel ja software update'i alt siis võiks aeg-ajalt jälgida, kas autoraadio soovib ka uuendada oma softi. Pluss-miinus raadio vaiksemaks kõvemaks ja siit saad siis välja ka lülitada. Kusjuures mõned kliendid küsivad, et kuidas ma saan ekraani täitsa kustu panna.
see võimalus on olemas siin seadete all, otsid üles display ja screen display, vajutad off ja ongi kadunud. Ja põhimõtteliselt, kui soovid tagasi panna, siis vajutad korraks on-off nuppu, siis ta pakub sulle, et kas ma panen uuesti heledaks. Et siis teata seda infot ka. Järgmisena siis ohutuled. Vajutad peale seda ohutulesid kasutada. Kliimakontroll on siis valik siin. Äärmised nupud on siis istmesoojendus, maksimaalne, keskmine, minimaalne ja väljas valik. See nupp suunab kõik õhu esiklaasile, kui on puhas juba, siis lülitad maha. Siin on nupp siis tagaklaas küljepeeglite soojendus, samamoodi kui on puhtad juba, siis lülitad maha. Siin on valik autofunktsiooni ma soovitan kasutada, siis ta reguleerib ise, kuhu palju on vaja, et täita seda temperatuuri, mis sa oled valinud. Off ära siis kasutada, lassi kõhk liigab autos. Temperatuuri valik siis on sellest nupust üles alla, eks ju. Siit siis valida saad veel ise kiirust, kui sa soovid ventilaatori kiirust reguleerida. Siit reguleerid siis, kas on fast, eco, medium. Mina kasutan suvel ecot, mediumis, talvel, et fasti me kasuta kunagi siis ventilaatori heli on liiga suur. Siseringlus, välisringluse peal pigem võiks hoida, et oleks värske õhk tuppa. Siit saad ise reguleerida, kuhu õhku ise soovid suunata, aga nagu ma mainisin, siis soovitus on kasutada autot. Ja konditsioneeravad see siis võiks olla ikkagi aastaringselt sees ja synk on nupp, siis võiks hoida ka sees, et siis sa saad ise valida mõlema poole temperatuuri. Siin on siis roolisoojendus, Kojamäe kummialune soojendusriba ja USB-C telefoni ühildamise jaoks, enamasti Androidide jaoks. Ametlik info on siis see, et Android-telefonid ei pruugi töötada üle õhu, selle jaoks on see valik olemas siin, Apple CarPlay kindlasti töötab üle õhu Apple'il siis. Siin eespool on siis käiguvangi valitsees on siis juhtmevaba telefoni laadija, sõltub siis telefonist, sõltub kaamera suurusest, kas ta töötab või mitte, et see roheline tuluke, mis seal põleb, peab minema siis kollaseks, siis saad aru, et ta töötab. Käiguvalits, ühesõnaga käiguvalits on siis sellisel kujul, et sa pead hooba lükkama vasakule ülesse, et saada tagurpidi käik, hooba vasakule alla, et saada drive käik, ja parkimiseks vajutad seda P-tähega märki. Nõrg B on siis mägipidur, seda enamasti meil ei ole vaja kasutada, sest et meil mägesid ei ole. Drive mode on siin valikud siis sõidurežiimid üles alla ehk normal, eco, normal, sport või custom. Enamasti mina panen klientide jaoks kohe eco, minu arust kõige loogilisem valik siis auto kasutamiseks ongi eco režiim. Veoja kontroll, hold nupp on selle jaoks vaja, et juhul kui klient soovib, et auto seistes siis foori taga või ummikus, et auto ise pidurit peale hoiaks, ei pea ise pidurit hoidma, siis vajutatakse seda nuppu. Siis käsipidur on elektriline, läheb ise maha, kui sa valid park, reverse või drive ehk edasi või tagasi käik ja läheb ise peale, nii kui sa valid park. Ja EV mode on nüüd siis üks sõidurežiim veel, mida siis enamasti Eestis ei ole vaja kasutada. See on siis see, et kui sa vajutad seda nuppu, bensiinimootor on soe muidugi ja aku on täis, saad sõita 2-3 kilomeetrit elektri pealt. Minu jaoks on see raiskav sõiduviis, sellepärast, et sa sõidad aku tühjaks, hiljem on uuesti vaja siis bensiini, pidurdamist, kokkuvõttes võtab rohkem või sama palju, et ehk eco-režiim on kõige mõistlikum. Käetugi, kindel aegas siin all, riiulid veel, kuhu saad asju panna. Tagaistmetelt siis oluline on näidata ära siis, et tasku taga, seljatoe taga on siis ainult kõrvalistuvel. Isofix kinnitused on nende plastikkatete taga, et need tuleb ära võtta, kui soovid istet lastit, et siia siis fikseerida, ära lukustada. Seljatoesid saad ülevalt lasta alla, eks ju, ja peatoed siis kindlasti sätid ise paikasid üles alla. Siin on veel siis topsöödja ja külje peal siin uksel on lapselukud, kus siis mõlemal pool uksel ja kui soovid laps seespoolt uksi lahti saaks teha. Selline oligi siis Toyota CHR-i lühitutvustus. Kui soovite küsida midagi või proovisida üle tulla, siis ootame teid Amsarjärve esinduses.